2023. aasta süda-suvel külastasid Kehrat ja lähipiirkondi kamp noori filmitegijaid. Sooviti ülesse filmida täispikk mängufilm, mis tänaseks valmis ja võimalus näha kinodes. Et on esilinastumas siis Tõnise debüütfilm Kehrapoisi debüütfilm Frank. Eks te näete siin palju võttekohti, mis on võib-olla teile tuttavad. Te näete siin võib-olla mingisuguseid karaktereid, kes on võib-olla teile tuttavad. Meil on ka siin mõned filmitegijad, filmitegijad. Aastal 2018 hakkasime siis seda filmi kirjutama, arendama ja siis kuskil 2023 me teda filmisime. Et siin on küllaltki palju teravat kõnekeelt, siis hoiatakse. Ma ei saa nagu lubada, et me ühe filmiga parandame terve maailma ära, aga ma loodan, et vähemalt need üksikud inimesed, kes saavad seda filmi vaadata, päriselt natuke tunnevad midagi ja võtavad ikkagi paar õppetundi kõrva taha. Tere. Ega Jasper kodus ole? Jasper, lõu puid? Mis ta jälle tegi? Ei, ta ei teinud midagi. Või õigemini tegi küll. Kuidas olla näiteks parem lapsevanem või kuidas käituda endast, ma ei tea, nõrgematega näiteks, et tugevus ei peitu rusikates. Et tegelikult on ju tegemist hea südamega poisiga, aga vot see ongi nagu see lugu, et miks ta on selline, nagu ta seal filmis paistab, et mida ta on teinud valesti ja et miks ta siis ikkagi selline on. Huvi filmi järele oli nii suur, et rahvamajas polnud ruumi korraga kõigile soovijaile, mis paneb korraldajaid mõtlema lisaseanssi peale. Mul on suur au, et selline film on kinodes, mille teemad puudutavad mind ka väga isiklikult. Ma hoolin Eesti noorte ja üldse noorte heaolust ja nende mentaalsest heaolust, et rohkem meie paneksime neid tähele, kes me oleme natuke vanemad ja aitaksime olemas olla, kui neil on meid vaja. Hästi tugevad emotsioonid on. Süka nutt ja naer koos, nagu ikka elus käib, ma arvan, et nagu väga eluline film, nii et ma arvan, ma elasin kogu spektri emotsioone läbi seal. Alati tuleb süke nostalgia laks tagasi, et kui näen oma võtteinimesi ja need inimesed, kellega ma terve suvi põhimõtteliselt koos töötasin, et see on väga hea tunne ja alati tahaks näha. Igal filmi vaatajal on oma arvamus ja äratundmine. Kindlasti on ka neid, kellele ei meeldi, aga kui vaadata, kuidas film on Eestis vastu võetud, siis tegijad soovitavad kindlasti minna kinno ja kasutada võimalust, et saada elamus, kuna Eesti filmide eluiga pole paraku kinodes eriti pikk.